Noorte teadusvõistlus Rakett Junior on jõudnud oma teise poolfinaalini ja õige pea selgub, kes neist kahest võistkonnast liigub edasi finaali Püha Miikaeli vastaseks, et maha pidada üks tuline võitlus Eesti kõige nutikama kooli tiitli nimel. Täna astuvad võistlustulle Lähte Ühisgümnaasium Tartumaalt ja Peetri lasteaed põhikool Harjumaalt. Kallid noored, kas te olete võistluseks valmis? Jaa! Rakett Junior teine poolfinaal, alga! Võistlejad ootab ees 4 põnevat ülesannet. Vanaaegse katapuldiga müüride purustamine, keemilise salakirja nähtavaks muutmine, täppismõõtmine voolikloodi abil ja uppumatu rahalaeva ehitamine. Saate võitjad lennutame auhinnareisile Taani teaduskeskusesse. Kas te olete oma esimeseks poolfinaali ülesandeks valmis? Jaa! Super! Kui tavaliselt ülesannetes me oleme teil lasknud asju ehitada või parandada, siis täna hakkame lammutama. Teie ülesanne on vinnastada katapult ning lasta müür pikali. Katapuldi vinnastamiseks ja vahendite katsetamiseks on teil aega 20 minutit. Võidab võistkond, kelle müürist langeb kõige rohkem klotse. Esimene koht saab 5 punkti ja teine koht 3 punkti. Kas olete valmis? Jaa! 3, 2, 1, läks! Mis kummid meil on? Jaa. Oranž, punane, meil on vaata erinevad paksused. On vä? Võtame kõige paksemad. Kõigepealt topime äkki 4. Äkki topime 4 Täheline on jämedam, võta roheline. 4 rohelist, 4 rohelist, 4 rohelist. Rasmus, kuidas töötab üks korralik katapult? See katapult töötab elastsusjõul. Neil on need kummid nad panevad sinna katapuldi külge ja vinnastavad need, tõmbavad pinge alla. Ja kui me paneme kummid pinge alla, siis me anname osa sellest energiast. Ja nüüd, kui kummid vabastada, lasta tagasi nende algsesse olekusse, siis see energia vabaneb. Ja tänu sellele see korvike, kus on pall peal, lendab nüüd vastu seda latti seal ja siis pall vastu müüri. Paneme natuke ülespoole ka, nagu paneme igale poole. Jaa, 2 on vähe, 2 on vähe. Pane teine siia. See läheb nii roskelt siia. Ma arvan, et nendest piisab. See ei ole, see on nii lõdi ju. Ma panen ühe veel. Hakkame ükshaaval neid panema. 1, 2, 3, 4. Ma said. Anna palju pinget. Kas sa jõuad alla tõsta? Aiden käri siis. Mina lasen lahti. Mis palli me võtame? Oota, ei. Jah. Kasutame seda, vaata, kuna see on tugev ja nagu ei ole kõige kergem. Kõigepealt ma paneks mingisuguse variandi neid kumme võimalikult pingule, üritaks näha, et kui kaugele üldse see pall lendab. Testin paar korda ja siis hakkaks kumme vähemaks võtma. Ma valiks ilmselt kõige raskema palli neist, korvpalli, ja vaataks, kui hästi on, sest kui ma korvpalliga saan laua pihta, siis kukuvad klotsid ümber. Kui ta läheb põrkega kuidagi, siis ilmselt ka klotsid kukuvad ümber. Mis me paneme? Paneme posmupalli. Korvpall. Tõmba. Väga palju rohkem. Jah. Tõmba. Ma kordan. Tõmba. Issa. Meil on veel rohkem jõudu vaja. Oota, paneme enne need ära. Me paneme kõik ära praegu. Allapoole võimalikult alla. Oota, ma panen alla siis musti juurde. Ma panen siia. See on nii raske. Võtta ühe kaupa, nii on lihtsam. Me peame jätma meelde ka, kui palju meil kus oli. Proovime nüüd või? No proovime. Nii, stopp. Jaa. Meil on raskust. Veel, natukene veel. Ja natuke tugevam. Paneme jalgpalli siis. See on liiga kerge. Opa! Veel läks üks kumburu. Läks või? Jaa. Oranžist oli suva, kas ei teinud mitte midagi väga. Proovime teiste pallidega ka. Meil on aega veel. Proovi see sinisega. See on väga kerge. Proovime lihtsalt selle valge palliga. See on raske. Okei. Proovime. Opa! Rohkem. Nüüd läks. See pole piisavalt tugev.
ma sain praegu südame. Mis teie taktika praegu on, mis te peate paremaks Paneme juurde ja nagu proovime seda rohkem paremini keskele saada. Siis see nagu äkki ei põrka niimoodi, vaid lähebki otse, proovime äkki saada sinna. Ma arvan, et meil on liiga palju neid, me peame vähemaks võtma. Katsetame niimoodi. Ja miks te arvate, et liiga palju? Stopp. Sellepärast see lendab maha ja siis see põrkab üle. Ahah. See ei lähe. Proovime korvpalliga nüüd. Kuidas teil läheb? Hästi. Kummid on teil siis paigas asjaga? Ja, see on väga mõnus. Üks läks katki. Ahaa, mis taktikaga te need kummid panite? Lihtsalt panime kõik. Nii palju kui oli. 3, 2. Okei, sellega on jõudu juurde või? Nüüd on rohkem vaja, sest see pall läks liiga alla. Meil on rohkem kumme vaja. Me katsetame palle, et teaks, kui kõrgele lähevad, siis me saame otsustada. Just. Nii, pane siia. Jah. Ma tulen ka eest ära. Edu teile. 3, 2, 1. 2 veel. Äkki teeme nüüd ühe korra kasutame seda jalgpalli, teise korra kasutame seda. madalamale saama, ehk me peame Siis me saame nagu katsetada. Proovime tolle tennispalliga siis ka. Kapõmm. Oppa. Selle eim ei ole hea. Okei, me oleme otsustanud jalgpall ja korvpall vist. Võtame küll. Kasutame siis seda palli. Me ju võtame need maha. Või ei või? ei, see oli katset. Kasutame seda palli siis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp! Nüüd algab võistlus. Algab esimene võistluskatse. Lähteühisgümnaasium. Palun vinnastage oma katapult. Palun, saa pihta. Ole kus. Pooletu. Sooritage lask. 3, 2, 1. Oi. Lähteühisgümnaasium. Teie katapult ei lasknud müüri pikali. Peetri lasteaed põhikool. Palun vinnastage oma katapult. Palun sooritage oma lask. 3, 2, 1. Ühtegi. Me peame jalgpalli. Peetri lasteaed põhikool. Teie katapult ei lasknud müüri pikali. Algab teine võistluskatse. Lähteühisgümnaasium. Palun vinnastage enda katapult. Sooritage oma teine lask. 3, 2, 1. See lasi mööda. See lasi mööda. Lähteühisgümnaasium. Teie katapult ei ajanud müüri pikali. Peetri lasteaed põhikool. Palun vinnastage oma katapult. Palun sooritage oma teine lask. 3, 2, 1. Jalgpalliga ei saa. Aga teeme korvpalliga. Ei, paneme selle ja paneme ühe. Peetri lasteaed põhikool. Teie katapult ei ajanud müüri pikali. Üks katse veel. Algab kolmas võistluskatse. Lähteühisgümnaasium. Palun vinnastage enda katapult. Mis see oli? Kaamera. Liisa, pane pall. Me ei ole chance. Sooritage lask. 3, 2, 1. Nice. Tegi küll. Tšitšis. Lähteühisgümnaasium. Teie katapult ei saanud müürile pihta. Oh ebaedu, mõlema võistkonna täpseks häälestatud katapuldist on saanud möödalaskmismasin. Peetri lasteaed põhikool. Palun vinnastage oma katapult. Kui Peetri lasteaed põhikool suudab nüüd müüri tabada ja kas või ühe klotsi välja lüüa, on võit nende. Palun sooritage oma lask. 3, 2, 1. Peetri lasteaed põhikool. Te ei saanud müürile pihta. Vabandust, aga mis nüüd saab? Seda näeme pärast pausi. Ahaa, keskuses käib suur müürilõhkumisduell.
3 võistluskatset on tehtud, kuid katapuldid, mis testides töötasid ideaalselt, on justkui oma jõu kaotanud. Mõlemad müürid püsivad, nagu oleksid need betoonist. Vabandust, aga mis nüüd saab? Kallid võistlejad, algab kiire lõppmäng. Saate 1 katse veel. Lähteühisgümnaasium, palun vinnastage oma katapult. No teeme jalgpalliga jälle. ja jalgpallist jäi puudu. Oota, millega me tegime? Jalgpalliga tegime. ja ma tean. Natuke jäi puudu. Ja natuke jäi puudu. Siis me teeme jalgpalliga täna. Aiden, sa lased või Liisa laseb? Liisa laseb. Liisa, sa Mina ei lased? võta seda vastustust enda peale. Sooritage viimane võistluskatse. 3, 2, 1. Lähteühisgümnaasium. Müür on täitsa katki. 26 klotsi lendas müürist välja. Peetri lasteaed põhikool, kõik ei ole veel lõppenud. Palun vinnastage oma katapult ja lööge see plats puhtaks. Stopp. Stopp. Sooritage oma lask. 3, 2, 1. Peale me saime maha. Oleks pidanud jalgpallides. Peetri lasteaed põhikool. Saite müürile küll pihta, aga ainult 4 klotsi lendas müürist välja. Aga ei ole hullu midagi, see oli alles esimene ülesanne ja 3 ülesannet ootab teid veel ees ja kohe algabki järgmine. Lähteühisgümnaasium on 26 müürist langenud klotsiga selle ülesande võitja ja teenib ülesandest 5 punkti. Lähteühisgümnaasium esimene ülesanne on sooritatud. Millised on emotsioonid? Head. Head. Väga head. Super. Hoiate ennast kuidagi tagasi, kas see on, et ei hõiska enne õhtut või te oletegi nii tagasihoidlikud noored inimesed? Pigem ei hõiska enne õhtut. Mina küll hõiskaks, sest esimene ülesanne teil läks super hästi, aega võttis, aga asja sai. 3, 4. Lähte võidab! See oli lõbus. Meil oli juba tegelikult nii, et me saime 2 korda müürile pihta, aga müür ei kukkunud ümber. Põrkas ära. Tagasi. Milleks katapulte siis kasutatakse või kasutati? Suurte kivide loopimiseks vaenlaste pihta. Nii et edaspidi, kui teil on vaja suuri raskusi visata, te teate täpselt, mida teha. jah, ma arvan, et kui ma tahan midagi visata, siis ma lihtsalt ehitan katapulti. 3, 4. Peetri kool võidab! Tere tulemast teise ülesandesse. Kas on päris huvitav juba, jah? Jaa. Väga hea. Täna tuleb teil nimelt teha üks võlutrikk. Te peate tegema nähtamatu nähtavaks ja nähtava nähtamatuks. Aga selleks ei ole teil vaja maagiat, vaid hoopiski teadust. Teie järgmise ülesande nimi on salakiri. Teil tuleb muuta lilla vedelik läbipaistvaks, et näha selle põhja peidetud numbrit. Number tähistab tegevust, mis peatab aja stopperis. Võistlus toimub kiiruse peale. Ülesande lahendamiseks on teil aega kuni 10 minutit. Kiirem võistkond saab 5 ja teine koht 3 punkti. Kas kõik on arusaadav? Jaa. 3, 2, 1, läks! Asetage kolvid nendes sisalduva metalli järgi tähestikulises järjekorras alustele. Arvutage alusele tekkinud tehted, kasutades metallide aatominumbreid. Metallid, mida reastada, on alumiinium, kaalium, koobalt, naatrium, nikkel ja vask. Saadud vastus ümardage täisarvuni. Küsige kohtunikult numbrile vastav vedelik. Valage vedelik lillasse lahusesse. Okei, kõigepealt. ai sool on äkki esimene. Oota, Oota, aga me võiks seda jälgida, sest need on nagu lühendid kõigest. Väga õige. Kolbide peal on kirjas metalli sümbol. Metalli nimetuse leidmiseks tuleks heita pilgud perioodilisuustabelisse, mida nimetatakse ka Mendelejevi tabeliks. Aga tähestikus järjekorras seega see on esimene. Alumiinium. Jah, pane see siia.
nii, vaata, siin on C ja siin on C. Siin on 2 C-d. O on vist ennem ABCD. kui ülesanne oleks panna vedelikud tähestikulisse järjekorda sümboli järgi, siis oleks see õige. Aga praegu tuleb seda teha metalli nimetuse järgi. Kuulge, vaadake. Kuulge, vaadake. N, K ja N. Oota, võtame igaks just nüüd korra uuesti ära. Nende sisalduva metalli. Ja, okei. Teeme uuesti. Väga tublid! Tüdrukud asuvad perioodilisusstabelis näpuga järge ajama ja leiavad sümbolite taha õiged nimetused. CU On vask. võistlejad, teil on jäänud veel 5 minutit. 5 minutit, nii. Ainult. Okei. Pane. Jah. Siis on CO. nii, siis on NA, See on NI ja siis on NU. Nii. arvutage alused tekkinud tehted kasutades metallide. Okei, aatominumbrid ka. Aatomnumbri ehk elemendi järjenumbri leiab perioodilisustabelist väga lihtsalt näpuga järge ajades. Keemikud avastasid, et kui järjestada elemendid aatomnumbri järgi ja paigutada need kindla pikkusega ridadesse, tekivad rühmad, mille omadused muutuvad korrapäraselt. Just nii sündiski perioodilisustabel. Näed siin, 29. Miinus 29. Ma sain 4. 4, see on siis 4. Meil oleks vaja siis Osa, me peame ümardama. äädikat. Jah, 4. Äädikad, Ja äädikat. palun. Kaks on Nimeta sõna, mis algab R-tähega. Stopp, lõpetage lahendamine. Peetri lasteaed põhikool. Saite ülesande edukalt sooritatud 7 minuti ja 9 sekundiga. Palju õnne! Yes. Nagu ma oleks ka tiimis olnud ja midagi teinud. Yes. Kuidas teil siis nüüd läks? Teist said keemikud. Jah, väga hästi läks. Kui te nüüd selle äädika lõpuks sinna lisasite, mis tunne teil siis oli? Alguses see nagu, oh my god, see ei muutu, sest kui me valasime nagu natukene, siis see ikka oli roosa. Aga see, kui ma nägin, et natukene seda läbipaistvat värvi tuli, me nagu, me tegime õigesti seda. nagu kergendus. 3, 2, 1. Keemia on lahe! 3, 2, 1, läks. Nüüd asuvad salakirja nähtavaks muutma Lähte ühisgümnaasiumi keemikud. Me peame need järjekorda panema. Tähestikulisse. Selle abil siis järjekord, ma arvan. Maribelil on õigus. Mendeleijevi tabelist leiab lühendite alt metallide nimetused, mille järgi kolvid õigesse järjekorda panna. See peaks S olema. Miks sa arvad nii? Tähestikulises järjekorras. Loogika on esimene. Aga nagu konkurendid asuvad ka lähtekad tähestiku järgi reastama sümbolid, mitte metallide nimetusi. On enne. N. Ja see siis. Okei, tõsta see, padistan selle. See on siis viimane. Oled kindel, nii tähestiku järjekorras. Hakka sa siit poolt minema, ma hakkan siit. TU 29. NA on 11, jagada 11-ga. Jagada 11-ga. NI on 28. Oota, Ühelised tähed on siin, kõh on 19, miinus 19. Nüüd me peame ümardama selle arvu. Täisarvuks. Vastuseks saadud 15,27 pole vaja ümardama hakata, sest paberil on vedelike numbrid vaid 1-5, seega 15 ei saa õige vastus olla. Ehk siis meil on valesti pandud. Näe, vaata. Vask on CU. hoopis. Õnneks saavad nutikad noored oma veale jälile ja asuvad parandusi tegema. See on kõh. Jah, nii. Okei. Nüüd see jääb S-aks. See jääb S-aks. Tõsta see teiseks ikka. See. Nüüd peaks olema õige. C. U on V. NA. Need on meil vahetuses. 2 käega sai saa. Need pole nii raske ka. Neid tuleb arvutada. 20. See on 27. Jagada 11-ga. Nii on pluss 28. Aga pluss miinus 29. Millist kemikaali võistlejad soovivad? Äädikas. Valage see rahulikult sisse. Kõike. Kõik. Number 2. Nimeta sõna, mis algab R-tähega ja lõpeb T-tähega.
rakett. Stopp. Lähteühisgümnaasium. Saite ülesande sooritatud ajaga 15 minutit ja 57 sekundit. Palju õnne! Nüüd saite olla keemikud. Kuidas see ülesanne meeldis? väga raske. Suur segadus. Mis juhtus? Ma ei tea isegi, mis juhtus. Kas keemia vastu tekkis mingi huvi ka? Natukene, kui saaks ainult katseid teha, mitte ei peaks õppima. Ma tahaks küll rohkem teha ja õppida niimoodi, kuidas saab magic trikke teha. Eks ju. 3, 4. Lähte võidab! Salakirja ülesande võitja on Peetri lasteaed põhikool ajaga 7.09. Kuna Lähteühisgümnaasiumil läks õige lahenduseni jõudmiseks üle ette antud aja, saavad nemad ülesandest 1 punkti. Head poolfinalistid, kas te olete järgmiseks ülesandeks valmis? Joonestamine ja joonistamine on nagu 2 õde. Üks neist naudib loomingulist vabadust ja teine nõuab matemaatilist täpsust. Teie järgmine ülesanne on logo teisaldamine. Tahvlil on Rakett Juniori logo. Teie ülesanne on joonestada samasugune logo ka teisele tahvlile. Logo teisaldamiseks on aega 20 minutit. Võidab võistkond, kellel jääb rohkem raketijooni kontrollpiiridesse. Esimene koht saab 5 ja teine koht 3 punkti. Enne võistluse algust palun Rasmusel endale see ülesanne selgeks teha, sest see tundub pealt vaadates päris keeruline. Mismoodi see võimalik peaks olema? Kõigepealt meil on vaja seda sama voolikloodi. Võta sa üks ots enda kätte. Ja mis sellel joonestamisega üldse Voolikloodiga on võimalik panna paika kõrgus. Valime kõigepealt 1 punkti siit. Võtame selle raketi tipu. Nii. Tee kolk lahti. Ja sina ürita see vedelik sinna panna täpselt raketi tippu. Mul pole vedelikku. Sul ei ole vedelikku? Mul ei ole vedelikku. No see ei ole võimalik. Kus on sul vedelik? Vaata, ta võib olla seal vooliku sees ka. naases. Nii, me natukene tõstame mõlemad samal ajal, kuni see vedelik siin enam ei liigu. Liigub, siis ootame hetke. Nii, natukene allapoole. Nii, kas ta jäi nüüd sul täpselt raketi tippu? Minul on ka lõpetanud nüüd liikumise ja tänu sellele, et meil on siin korgid lahti, siis see vedeliku samba kõrgus on täpselt sama. Nii et kui mina teen ka siia täpi, siis mina olen siia suutnud joonestada täpselt raketi tipu õigele kõrgusele. Okei, nüüd ma tean, et tipp on sama. Kuidas me selle raketi sinna saame? Ja tasuks nüüd teha kogu raketi kuju ulatuses võimalikult palju kõik need nurgad ära. Et me saame kõrguse teada, aga me ei tea kaugust. Palju on ühe ja teise nurga kaugus. Selle jaoks on võistlejatel nöör. Saavad panna need siin täpselt õigesse kohta. Ja nüüd ma tean, kui kaugel need on. Pean paar täppi veel sinna teise poole tegema ja saangi selle järgmise nurga kätte. Ja nüüd lähen lihtsalt edasi. Vaatan siit kõrguse täpid olemas, kuni lõpuks tuleb ka teisele tahvlile Rakett Juniori logo. Kindel, jah? Täiesti. No kui sa nii ütled. Olete valmis? Jaa! 3, 2, 1, läks! Nii, esiteks me peame mõtma ära selle algus kohe, kust kohast see hakkab. Veetaseme panen täpselt siia. Okei, see hakkab üle ajama. Et saada veetase täpselt õigesse kohta, peavad mõlemad toru otsad olema samal kõrgusel. See nõuab head tiimitööd ja omavahelist suhtlust. Stopp! Kas sul on paigas? Oota, ära mitte veel. Siia või? Oota. Just, punkt tuleb teha vedeliku taseme mitte toru otsa järgi. Võid ära võtta? Pane kork kinni korra. Korgi sulgemine aitab loodi kiiresti liigutada ilma vett kaotamata, aga punktide paikapanekuks peavad korgid olema avatud. Me võime võtta See on terav nurk. Lähme praegu, Me võime võtta teibi. aga sellest teibist pole praegu üldse kasvu, sest On et me saame küll vaadata, kui Ma pikk kiivapin. see on, Jah. aga me ei saa ju vaata, see võib tulla kas nagu niimoodi või niimoodi. Ei, alguspunkt on siin, me teeme vaata selle kuju teibist, siis paneme selle teibi siia peale, siis saame selle... Aga me saame seda pärast teha, kui meil punktid olemas on. Täpselt nii. Kõigepealt tuleb paika panna punktid ja alles siis saab appi võtta teibilõigud. Teibi kasutamine on suurepärane idee. Nii saab õige pikkusega lõigu ühelt tahvlilt teisele kanda. Paigas! Tule, Emily. Oota, ma... Emily. 23.
iseenesest on mõttekäik õige. Kui teame serva pikkust ja järgmise nurga kõrgust, siis saab ka joone õige nurga alla joonestada. Kuulge, vesi liigub jälle. Pane las see olla seal. Vooliklood on täpne, kuid väga tundlik. Kui ühelt poolt loodi liigutada, siis hakkab vesi ka teisel pool liikuma ja läheb pisut aega, kuni vesi stabiliseerub. Ülesande lahendamine nõuab külma närvi ja kindlaid käsi. Võta kork ära, Emile. ma ei saa, see hakkab muidu tilkuma. Oota. Väike tilkumine ei tee hullu midagi, aga kork peab olema pidevalt lahti, et vooliklood õigesti töötaks. Suletud korgiga tasakaalustub rõhk aeglasemalt ja tulemus võib jääda ebatäpne. Ma panen järgmisesse. Jah, pane. Nii, nüüd see on sama õiges kohas. Ütleme siis paneme siia. Nii, Emili, on see sul õiges kohas või? Ei, see liigub. Okei, mul ka liigub, oota. Nüüd on õiges kohas, eks? Terutub. Tüdrukud muudavad taktikat ja otsustavad kõik nurkade kõrgused punktidega paika panna. Okei, punkt. Nii, pane järgmisesse. See vesi kahab. Punkt, tehtud. Kuulge, siia on õige. Vaadates seda tiiva kuju, siis see niimoodi õige. See peab lihtsalt natuke kõrgemal olema niimoodi. Silma järgi hindamine on küll riskantne, aga võib mõnikord töötada. Ma teeks teibiga need ette, siis me ju teaks, kui pikk tuleks miski kuju. Seega hakkame seda tegema. Kuna ülesanne on täpsuse peale, siis on teibiga servade ülemõõtmine mõistlik. Veel parem oleks seda teha koos voolikloodiga, et ka nurgad saaksid õiged. Jah, on. Oota, pane siis siia peale see. Ja nii me saamegi terve selle vaata üle kleepida ka. Tüdrukute tööprotsess loksub paika ja tahvlile hakkabki tekkima raketi kujutis. Jõudma siia. Okei, natuke rohkem diagonaali, natuke rohkem diagonaali. Oota, teeme teibi siseosa järgi jooned ära. See näeb hea välja. Ja teeme. Meil pole kõik kindlasti õige, aga noh, vahet ei ole. See on piisavalt. Oota. Tehtud. Valmis. Nii, tüdrukud, kuidas teil läks? Okei, See oli väga pingeline. Pingeline. Sellise karm. Jah, mis te arvate, kas te mahute nende piirjoonte sisse ka? ma arvan, ma loodan, et jah, nagu me võib-olla tegime piisavalt hästi. Mul on natukene ühest kohast liiga suur, teisest kohast liiga väike. No loodame. Mis siis see suur õppetund oli, mis me siit sellest ülesandest kohe ei saa? Kuula teisi. Jaa. 3, 2, 1. Rasmus, mis meie tulemused on? Peetri lasteaed põhikool. Rakett Juniori logo on tahvlile tehtud, aga kõik ei ole kontrolljoone sees. Vaatame, mis täpselt sinna sisse mahtus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palju õnne, saite 6 joont. Hea töö, 6 joont. Kas te olete valmis? Jaa! 3, 2, 1, läks! Nüüd asub raketi logo teisaldama Lähte ühisgümnaasium. Hoia. Mõõdame selle 0 kuni 11,5. Ma ootan Marti. See on piisavalt pikk. Mida ma peaks tegema? Ots nüüd. Varsti sa hakkad arvutama. Me proovime nüüd saada selle samale joonele. Mul kadus kõik vesi ära. Jah, sest sa ei ole samal kõrgusel, kus mina. Pane see sellele otsale, kus me enne mõõtsime. Tuleb. Oota, ma pean nüüd vett natuke alla saama. Saa seda. Ja nüüd läheb tippu. Ja nüüd. Tuleb langeb. Ja nüüd langes minema. Maribel, tule hoia seda kõra. Need ei ole sama kõrged tahvlid. What you mean? See on kõrgem tahvel kui see, sa ei saa siin täpselt. No kuidas me siis möödame? Tahvlid on tõesti erineva kõrgusega ja just selles peitubki ülesande keerukus ja ka sellise mõõtmise mõte. Pane see täpi peale, Liisa. Proovi, mängi veega. Tegelikult tuleks veetase paika saada kõigepealt raketi kujutise järgi ja alles siis teisel tahvlil. Pärast mõningast pusimist leiab Lähtetiim lõpuks õige süsteemi. Nii, nüüd liigutame selle. Liiguta üles. Jah, niimoodi. Ja mine paremale. Joonest edasi. See ei muuda enam. Ära liiguta, Liisa.
lähtevõistkond teeb head tiimitööd ja raketikujutis hakkab vaikselt tahvlile tekkima. Nüüd paneme me selle asukoha peale. Mine juhatada umbes sinna. Tõsta üles. Aitab. Lase nüüd olla. Meil ei ole tegelikult šanssi, nad said meist parema aja, ma olen selles kindel. Aga see loeb, kui ilus ka on. Õige, selles ülesandes loeb täpsus rohkem kui kiirus. Hakkab. Oota, midagi on viltu. Alla natukene. Aitab. Jah, niimoodi. Aiden, nüüd saad lihtsalt kokku tõmmata, see on ju viimane joon. Tehtud. Meil läheb hästi. Ma olen 7. klassi õpilane. Lähteühisgümnaasium. Joonestasite Rakett Juniori logo, aga kahjuks iga joon ei ole lubatud piiri sees. Vaatame üle, mis jooned te täpselt tegite. 1, 2 ja 3 joont. Kuidas me nii keerukalt selle tegime? Ei ole hullu midagi. 3 joont on parem kui 0 joont. Kiidan teid, kui ma selle kontrollkille ära võtan. Mina näen Rakett Junior logot. Tegelikult on väga hästi tehtud. Tehke endale üks suur aplaus. 6 õige joonega saab ülesandest 5 punkti Peetri lasteaed põhikool. Enne viimast ülesannet on Peetri lasteaed põhikoolil 13 punkti ja Lähteühisgümnaasiumil 9 punkti. Kuid miski pole veel läbi, sest viimasest ülesandest on võimalik noppida kuni 10 punkti. Keskuses on käimas Rakett Juniori ülipõnev teine poolfinaal. Enne 4. ülesannet juhib poolfinaali Peetri lasteaed põhikool. Kuid miski pole veel otsustatud, sest viimasest ülesandest on võimalik teenida kuni 10 punkti. No nii. Te olete jõudnud poolfinaali viimase ülesandeni. Kas te olete valmis? Jaa! Väga hea. Swedbank peab transportima raha Rootsist Eesti peakontorisse. Selleks on nendel ju ilmselgelt vaja mida? Rahalaeva. Teie ülesanne on ehitada laevuke, mis kannaks võimalikult palju münte. Ehitamiseks on teil 30 minutit. Iga mündikott annab teile 1 punkti. Maksimaalselt on võimalik selle ülesande eest teenida 10 punkti. Kas kõik on arusaadav? Jaa! Väga hea. 3, 2, 1, läks! Võistlejatele on ehitamiseks antud jäätisepulgad, grilltikud, pesušvammid, kõrred, torud, karbid, pinksipallid ja palju muud, millest rahalaev valmis ehitada. Kõigepealt ma teen joonise. Mina ei taha kuumal niimoodi. Sa pead testida asju käega. Pane korraks lihtsalt veel peale vaata, kui hästi see kaart on. Testige võimalikult palju. Suru natuke peale. Pange asju kirja. Pane nii, nagu pane münte sinna, pane mündiga kotid sisse. Oota. See majub kokku. Mis te teete? Me teeme nii, et oota, ma näitan paberi peal. Meil on siis, see on nagu igas nurgas 1 ja siis tulevad sellised asjad. Kõrred, need on pallid ja siis seda me paneme nii, et siia tuleb. Mida? Miks? Ja siia tuleb. Et see kuhu läheb raha? Raha läheb keskele, kuhu me paneme need ja need alla. Jah. Ja kuidas te seda siis ehitama nüüd hakkate? Kuidas te jaotate oma rollid? Ma võin sulle ausalt öelda, ma ei tea. Me paneme kuumalimi püsteriga niimoodi. Okei, ma võtan praegu suht suvakalt praegu. Ma teen muidu ilusti. Niimoodi. Ja siis kui siit saab näiteks, paneme, siit saab täis, siis nagu nii me paneme seda laiemaks segama. Ja siis me kleebime selle siit. Ei värsti. Siis me kleebime selle siit niimoodi. Meil arvad nii väikes, kõik see raha ei mahu peale. Sind huvitav ainult raha elus. Niimoodi ma. Nad teevad meie järgi. Muidugi nad teevad, sest me oleme targad. Siin on poiss. Siin on poiss. Oota, teeme väikse siksaki, siis ta lõikab paremini. Anna. No see raha on päris raske, nii et meil on nagu väga palju hulpivat vaja.
Te teate, et see laseb läbi, on ju? Oh my god. Jaa, see laseb enda sisse ju vett, oota, ma vaatan. Mis laseb? Jaa, aga kas see Kui nagu väike vajutus on peal, siis vaata, mis see teeb. Proovi korra seda. See võib põhja ju. Oh my god, ma kardan. Aga see on ju parem. Ja seda pulka ei kasuta, ma arvan. Kuule, seda on parem. Jaa, see on parem. Katsuta näiteks, kuidas torud lähevad. Ja kuidas torud lähevad? Ei, Kas nad ulbivad või mitte? Me ei tea. Toru, me paneme need alla. Näed, see ulbib ka väga hästi siin. Ja kindlasti ulbib. Ja siia saad nii palju peale suruda, see tuleb ikka vee pealt tagasi. Aita meid. Sul on ainult üks küsimus. Millega sa tegeled? Lõika pooleks. Ja see on kõige produktiivsem viis Ja siin ei ole nuga, nii et ma pean niimoodi tegema. Ja mis te sellega teete nüüd? Murgel päti. Limiseme sinna alla ja siis peab rohkem. Ja siis me paneme neid ka sinna alla veel. See peab pudel ikka veel peale. Palun väga, plaan paigas. Ma teen kõrtest müüri. Okei, jah. Teeme kõrtest müüri või? Olete 100% kindel. Ma ei tea, mul pole õrna. Oota. On nagu kõrs siia ja nagu ma ei tea. Kutid, kumba parem? Mõlemas on vesi sees. Ja vajab põhja. Sest vaata, mõned vaata on suur. Nii, ärme rohkem pane. Okei, ootame nüüd natuke, et paneme vette. Et tal sobib? Ja kui see päriselt põhja vajub. See ei vaju. Oota, okei, proovime kõigepealt. Oota, see pole kuivanud, see pole kuivanud üldse. Pane kõik materjalid praegu, mis sa leiad vee peale, vaata, mis ulbib ja mis ei ulbi. Ma usun, et kõik ulbib. Me peame väiksema alusega tegema, sest ma ei jõua seda teha, mis ma mõtlesin teha, meil on liiga vähe aega. Meil ei ole uut ka aega teha, siis jääb niimoodi. Ma teen ära selle. Kas te olete proovinud ka, et kas see peab kõik? Ja see neid pidanud. See peab neid kahte kotti, nii et ma usun, et see peab rohkem ka tulema. Hoidke kinni nüüd. Hoiame kinni. Hoidke niimoodi. Hoidke lihtsalt niimoodi. Ära pane alla. Hoia niimoodi, oota, see elab, võta eest. Nende raskusi vaadates on päris hästi. Jah, see peaks pidama, kui me paneme rahulikult. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Lõpetage ehitamine. Aeg on võistluskatseks. Laevale raha laadimist alustab Lähte ühisgümnaasium. Kuna Peetri tiim on neist hetkel 4 punktiga ees, Palun asetage enda laevuke vette. tuleb neil võtta siit ülesandest võimalikult palju punkte, et edasi finaali pääseda. Palun pange oma esimene mündikott laevukesele. Iga mündikott annab 1 punkti. Kokku on võimalik teenida ülesandest 10 punkti. Teie laev suudab kanda 1 mündikotti. Palun asetage teine mündikott. Kui vesi tungib laeva sisse, läheb arvesse eelnev mündikottide arv. Teie laev suudab kanda 2 mündikotti. Aidenil on väga vastutusrikas roll, sest mündikottide paigutamine on ülesandes peaaegu sama tähtis kui hästi ehitatud laev. Teie laev suudab kanda 3 mündikotti. Asetage 4. mündikott. Kui mündikotid satuvad liiga ühte äärde, võib vesi hakata laeva sisse tungima. Teie laevuke suudab kanda 4 mündikotti. Palun asetage 5. mündikott. Asetage 6. mündikott. Palun asetage 7. mündikott. Aideni kindel käsi laob laevukesele järjest uusi raskusi ja rahalaev püsib endiselt pinnal. Palun asetage 8. mündikott. Palun asetage 9. mündikott. Palun asetage 10. mündikott. Lähte ühisgümnaasium. Teie laev suudab kanda 10 mündikotti. Palju õnne! Lähte ühisgümnaasium võtab ülesandest maksimumpunktid. Et tagada kindel edasipääs finaali, peab tüdrukute tiimi laevuke suutma kanda vähemalt 7 mündikotti. Asetage enda esimene mündikott. Asetage teine mündikott. Palun asetage 3. mündikott.
Kui sa paned siis. Tüdrukute laevuke on kaldumas paremale küljele. Seega on järgmise mündikoti paigutamine määrava tähtsusega. Palun asetage 4. mündikott. Palun asetage 5. mündikott. Etteli strateegiline paigutamine on laevukesed taas stabiilseks muutnud. Palun asetage 6. mündikott. Teie laev suudab kanda 6 mündikotti. Palun asetage 7. mündikott. Seitsmenda mündikotiga vajub alusenurk hetkeks vette. Kuid mündid ei saa märjaks ja Peetri lasteaed põhikooli laevuke suudab kanda kokku lausa 9 mündikotti enne, kui vesi laeva tungib. Peetri lasteaed põhikool. 10. mündikotiga tuli teie laeva vesi. Teie laeva kandevõime on 9 mündikotti. Palju õnne! Lähte ühisgümnaasium teenib viimasest ülesandest 10 ja Peetri lasteaed põhikool 9 punkti. Rakett Juniori teine finalist on Peetri lasteaed põhikool. Palju õnne! Palju õnne! Aga tuletage endale lihtsalt meelde, et te olete kõik megatublid olnud. Te olete jõudnud 4 parima hulka nii. Te andsite meile nii põneva teise poolfinaali ja eriti tahaks ma kiita teid selle eest, et te terve aeg ka üksteisele kogu aeg pöialt hoidsite. Kõikidele poolfinalistidele annavad XS mänguasjad ja 4M vägeva võistluse eest auhinnaks Pictionary mängu, 4M joonistamisroboti ja Recent Toys loogikamängu Dynacube. Lähte ühisgümnaasium. Teie koolile kingib Swedbank rahatarkuse tunnid ja teie võistkonnale ka meenekotid. Ja juba järgmisel nädalal toimub suur finaalvõistlus, kus omavahel lähevad vastamisi Püha Miikaeli kool Tallinnast. Meie! Ja Peetri lasteaed põhikool Harjumaalt. Meie! Kohtume nädala pärast!